Mul on nüüd selles mõttes ainukordne võimalus, et mul on siin ees parim müügitiim 2018 võitjad, kes said sellest teada ei rohkem ega vähem kui 3 minutit tagasi. Ehk siis Kuuhaus Baltic on meil parim müügitiim 2018. No, esimene küsimus, kõige klassikalisem. Mis mõte nüüd tekkis kohe pähe siis sellega? Kas te lootsite üldse võitu? Kindlasti mitte. See tuli nagu välk selgest taevast ja me ei oma kõige paremas unenäos ka ei näinud ette, et me tõesti võiksime võita. Sellepärast tõele nüüd otsa vaadates me olime üks passiivsemaid ettevõtteid alguses üldse oma väga tiheda töögraafiku tõttu. Ju siis aga tegelikult me teadvustasime endale seda, et alguses olime passiivsed ja andsime ennast siis lõpus rohkem. Te tegite telefoni müügikõne siis meie žürii liikmele, siis te kirjutasite müügikirja, siis te tegite müügiesitluse ja lõpuks ka müügiviktoriini. Milline nendest 4 voorust nagu teile endale kõige rohkem pakkus? Kõige huvitavam enda jaoks, ma arvan, oli see viimane esitluste voor. Aga kõige kindlamana tundsime me ennast, ma arvan, müügikirja kirjutamisel. Et see on nagu see põhitöö, mida me nagu kõige rohkem teeme ja siis see õnnestus meil, ma arvan, ka kõige paremini. Jah, te vist võitsite ka selle vooru, eks ju? Et selles mõttes läkski väga hästi. Rääkige nüüd, mida te müüte siis igapäevaselt? Kuuhaus on tootmisettevõte ja ta toodab puitkarkassil puitelemint maju. Ja meie müügimeeskond, nii palju kui meid on, 3 inimest, meie oleme nende toodete müügitiim. Seda me teemegi igapäevaselt ja 95% on eksportmüük. Kas Eestis müük ja müük siis väljaspool Eestit on seal olulisi erinevusi? Jaa, kindlasti. Seal on väga suured hinnaerinevused ja väga suured kvaliteedi ja erinevate ehitusalaste nõuete erinevusi. Ja väljapoole võib-olla müüme ka rohkem B2B ja Eestis võib-olla on rohkem seda eraklienti. Need on sellised peamised erinevused. Ma näitan nüüd korra siis seda auhindamist muu hulgas saite, ehk siis parim müügitiim 2018 sellise karika, autahvli. Kuhu te selle nüüd panete? Mis te sellega teete? See läheb kindlasti meie uhke kontori kõige silmapaistvamasse kohta, et meie väga uhke koosolekuruumi aukohale suure televiisori kõrvale. Et see on kindlasti asi, mida näidata ja promoda mitte ainult Eestis, vaid ka Eestist väljas. Kuulge, aga aitäh teile võistlemast, aitäh teile võitmast, aitäh, et te teete müügitööd ja aitäh, et te teete nii toredaid maju. Et mina soovin teile edu ja küsin teie käest ainult veel viimase asja, et mida te järgmise aasta võistlejatele ja sellel konkursil osalejatele soovitaksite? Kindlat närvi, samas pühendumist ja kuulata eelnevaid koolitusi ja sealt see know-how panna sellesse oma võistlusesse. Ja kindlasti minu poolt lisan juurde, et väga tugevat ja lähedast meeskonnatööd.